Tere, meie oleme Kojamehed. Täna saates Mini Cooper S Electric. Nagu ühte elektriauto review'd tuleb alustada, siis ikkagi laadimisega. seniks, kuni auto laeb, räägime autost endast. Mini sai alguse 1959. aastal. See osteti üle BMW poolt 2001. aastal. Mr. Beani auto on tulnud väga kaugele. Väike auto, palju ruumi, tugev mootor. See siin on täielikult elektriline. Kuid seda kõike saab muuta. Inimene saab osta auto, mis näeb välja nagu Mini Cooper S. Ja ainukene erinevus selle puhul ongi see, et see on elektriline. Kõik need elektrile viitavad asjad saab välja vahetada. Väike, mahutab palju ja võimsa mootoriga. Meil on olemas võimalik kiirlaadija. 135 kilovatine elektrimootor, kapotiluuk, mis on ilma vardata. Sellel õhutusaugul ei ole mitte mingit otstarbet. Ja nüüd meie klassikaline rubriik, meie vaatajate lemmik, siis kui naine kodust välja viskab. Selles autos on selline seis, et siin on lame, umbes sama 1,5 meetrit pikkust magamisala. Nii et täiesti pikali visata loomulikult ei saa, aga kui lükata toolid ette ja minna pikali, siis midagi ajab ära. Siiski tahaks jalat sirgu lasta, ei ole võimalik. Loomulikult mitte ükski inimene ei osta endale Mini pagasi suuruse tõttu, seega on loogiline, et see auto ei peagi ära mahutama pikutavat inimest ja meie annaksime siinkohal punkte 40. Meil on siis CCS. Valin CCS. Auto laeb. Ohoo, ei näinudki teid seal. Alates teisest paketist on istmed täis nahast, millel on ka need reguleeritavad padjad. Elektrilisust nendes toolides ei ole, kuid on kangid 1, 2, 3 ja 4 kangi, mis aitavad sulle seadistada see täpselt nii mugavaks, kui sa soovid. Pearuumi on pikal inimesele piisavalt arvestades, et tegemist on Miniga. Ütleme niimoodi, et tõde õigus 2. Ma vist ei pea isegi sõnu kasutama selleks. Kui võrrelda teiste Minidega, siis ruumi koha pealt ei ole olnud suuri edusamme ega ka tagasiminekuid. Olukord on selline, nagu ta oli varem. Mini ostetakse ikkagi ise sõitmiseks, mitte selleks, et tagaistmel olla. Meie punktid Minile on, tuleb võtta arvesse, et see on võrdlust teiste Minidega, siis me ikkagi jääme kusagil sinna 75 kanti tegelikult, sest et me teame, mida me ostame ja me ei eeldagi siit väga palju. Nüüd vaatame üle kõlarid. Nagu ritalin peeglil, sügan kõhtu kui kitarikeeli, kui on võimalik pikali seedin talveks. Harman Kard on kõlarid, nii et selle koha pealt ei ole isegi mingisugust. Et kui te vaatate siia selle ringikujulise armatuuri peale, siis see valgusefektid teevad siin nii iga settingu peal, nii mapid, raadiod, kõik need, nad teevad erinevaid efekte. Nüüd räägime siis lisavarustusest. Sellel autol puudub istmekruttavus elektriliselt, kõik on mehaaniline. Aga istmesoojus on olemas 3-pallisüsteemis, roolisoojendus puudub, pikivahehoidja puudub, aga see eest on olemas siis ikkagi kiirusehoidja. Pimeda nurga hoiatajat pole. Hologram display on ees olemas, kus on kogu info jälle ees, väga hea. Sellel autol on e-pedaal, mis on 2 astmelisusega, kas siis tugevalt pidurdab või vähe, ehk siis sellega ta toodab taas energiat. Helisüsteem on väga hea. Siin on olemas ka juhtmevaba laadimine, väga mitu USB auku, paar 120 voldist auku. Lisaasi, mida pole seni olnud, on, et kui sa tagurdad, siis peeglid lähevad allapoole, mis aitab tugevasti kaasa igasugusel tagurdamisel, nii parkimisel kui lihtsalt tagurdamisel. Sellel autol on olemas tagurdamiskaamera ja parkimisabi. Meilt saab auto siis kokku 75 punkti lisavarustuse eest. Nüüd siis kütuse kohta. Hetkel on meie keskmine kulu 18 kilovatt-tundi 100 kilomeetri kohta. See on parem kui Koonal, aga kuna auto range on väike, siis me peame siinkohal andma kütuse kohta vähe punkte. Sellepärast, et meil on praegu 64% akut alles ja me saame sõita ainult 88 kilomeetrit. See tähendab seda, et kui 100% laetud, see on umbes 140, mis on ikka väga-väga vähe. Seega meie anname punkte 45. Läks. 34, 40, 60, 72, 80,
Stopp! Kiirenduse eest saab auto meilt 53 punkti. Ta on väga kiire 0-60, nimelt sellel autol on lausa 3,9 kiirendus 0-60, aga sealt edasi läheb lihtsalt aeglasemalt. Seega 0-100 tegi ta 7,2 sekundit. Kokkuvõttes elektriline Mini, täpselt see, mida sa arvad, et see on. Sa pead olema ikkagi Mini Cooperi armastaja ja selle fänn, et seda endale soetada, sellepärast et tegemist on väga hea autoga. Aga kui otsida, siis leiab see neid vigu, millest Mini-fänn vaatab lihtsalt mööda. See ei häiri teda. Selleks on Franz. Mida peab ütlema, et Mini Cooperil on taatluslik, mis kindlasti jätab igal juhil suu lahti, on see kardimõõtu juhitavus mööda maad. Hästi selline äkiline ja järsk. Minu jaoks see mudel jääb siis 2 kohast vajaka on distants. Teine on see, et siin autos ei saa pikutada nagu minu Minis, kuna ta tegu on Clubmaniga. See on siis 2-ukseline, mis on lühem versioon. Mitu krossanti siis? Mina olen 24 krossanti 27-st. Ma olen 22. Sellepärast, et ma võtaksin BMW i3, kui antakse valida nende kahe vahel. Ma arvan, et siin tuleb suur võrdlus. Need ongi suur võistled, nad on mõlemad väiksed seest. Sama mootor, et nüüd tulebki nagu, et kumb on netem siis meie jaoks. Meil läks aega pool tundi, et jõuda 50%-lt 96-ni. Nüüdseks oleme siis lõpetanud ja nagu siis tuleb lõpetada ühte elektriauto review'd, lõpetades tankimist. Aitäh!